puutseid märjaks. Aitäh. Ja aitäh. Tere kaunist sügisaega, armas Eestimaa rahvas või ükskõik mis ajal te seda vaatate. Te olete tulnud esimesse saatesse Lapisiga puid alla, kus meie puudutame erinevaid teemasid seoses erinevate probleemidega, mis on antud hetkel ühiskonnas aktuaalsed. Ja selles saates me puudutame teemat, kas Eesti YouTube vajab päästmist. Praegusel hetkel Eesti YouTube'is on teemaks see, et tema ütles seda ja mina lajatan vastu. Aga mida me saame teha selle lahendamiseks? Ja selleks olemegi tulnud välja, et uurida Eesti rahva käest, mida peaks tegema, mida peaks tootma ja mida peaks nägema. Tere, kena tööpäeva teile siin ja küsimused, kui teil peaks tekkima siin see puhkehetk, kas teie jälgite YouTube'i? Facebooki pigem. Öelge mulle, et kas siis praegusel hetkel on Eesti YouTube noorte päralt? Eesti YouTube kindlasti, jah. Ja ma arvan, et ülemaailmselt enamus on ikkagi päris noored, kes neid videosid vaatavad. Aga mida te tunnete, et mis siis siin puudu on praegusel hetkel? Ei oska öelda, sest ma ei tea, mis nad seal teevad. Okei, aga ma mõtlen, et mida nad võiksid teha? Põnevaid asju. Ja mis on teie jaoks põnev asi? See, mis on huvitav. Minu iaaline mees kuulab ikka 80-ndat. 80-ndat, ehk siis te arvate, et Ivo Linnal peaks tulema uus muusikavideo? No Ivo Linnat ma just päris sealt YouTube'ist otsima ei hakka, ma ikka otsin sealt Smoke'it ja Appat ja... Keda sa sooviksid vaadata või millist sisu sa sooviksid siin Eestis näha? Komöödiat. Komöödiat, jah. Ja milline see komöödia peaks siis olema? Ma ei ole ikka päris sihtgrupp. Aga kui te oleksite sihtgrupp, siis mida teie jaoks oleks vaja luua? Võib-olla aiandusega seotud midagi, õppevideosid. Mida teie arvate sellest, et noored YouTuberid ütlevad teistele noortele YouTuberitele vägagi halvasti? See on minu meelest väga nõme. See on väga nõme. Ja et see peaks siis kaduma? Muidugi peaks. Vot sellise sõbraliku suhtumisega ma arvan, et me läheme edasi. Aitäh teile! Aga palun! Ja oleme jõudnud edukalt stuudiosse tagasi ja meiega on liitunud siin härra isiklikult, härra Märt Koit. Aitäh aplausi eest, jah, nüüd olge. Nii, ja härra Märt Koit siis veel monteeriti siin see aplaus juurde. Teie olete siis YouTuber, jah? Poole kohaga. Poole kohaga, mida te teise poole kohaga teete siis? Olen professionaalne näitleja. Täitsa professionaalne, jah? Mul ongi siuke küsimus sulle, et vaata praegu see YouTube'is siin selline olukord, et sa oled nagu ise ka kokku puutunud sellega, et üks YouTuber ütleb teisele halvasti. Ja mis sa arvad sellest? See kõik oleneb nagu tagamõttest, miks nagu halvasti öeldakse. Võib-olla tooksin võrdlusmärgi nüüd siin kohal siis enda ja siukse YouTuberiga nagu iDubs. Teatud piirides on minu arust üksteisega laasimine väga okei ja mõneti isegi vajalik. Et aga kui keegi ütleb teisele halvasti eesmärgiga ainult, et öelda halvasti, mitte välja tuua mingisuguseid probleeme, mida see teine inimene kas esindab või nii, siis on see minu arust lollakas. Ja kui sina ütled halvasti, siis sina ütled ikka põhjusega? Ma enda arvates mulle meeldib mõelda, et ma ütlen nagu põhjusega, jah. Aga kuule, ma käisin siin nagu tänavatel ka ja siis tuli nagu pinnale see probleem, et vanem generatsioon ootab just vanemaid YouTubereid, aga praegu on jäänud mulje, et nagu noored võtavad üle, et räägi, kas see on siis praegu hetkel probleem? No Eestis ma nüüd ei tea, võib-olla tõesti, aga jah, kindlasti võiks tulla vanemad inimesi peale küll, et on väga, YouTube on nagu selles mõttes kasutamata platvorm veel, küll nad jõuavad selles suhtes poliitikud ja kes iganes jõuavad YouTube'i ronnida. Telekanaleid võiks sellega tegeleda, et nende content oleks saadaval ka nagu hiljem, mitte ainult nagu järelvaatamisest, tehke vastavad litsentsid ja kõik. Eesti ei ole nii e-riik, kui me väidame, eks ole. ID-kaart töötab, ma saan juhilubasid uuendada internetis. Tore! Meediaga võiks olla ka midagi taolist, aga ei, selle koha pealt me magame nagu. Et siis arvad, et meil peaks siis olema siuke keegi liider, kes nagu võtaks selle asja kätte ja nagu aitakski nagu kogu seda sisu viia sinna YouTube'i üle. Liidritega on see probleem, et kui tekib liider, siis keegi tahab talle väga vastu seista. Et selles mõttes keegi jah, võiks selle asja ette võtta. Kuule, räägi mulle, mul on siuke küsimus sulle, et mis sa mõtled, et kui mina nagu käiksin nagu koolis, saaksin vastava hariduse ja kas mina võiksin see liider olla? Oota, ma ei ole kindel, et sa oled võimeline haridust omandama.
aga just mõttes, kas ma ei näe siis piisavalt tark välja või? ei, näed küll, nüüd on parem jah. Aitäh. Noh, võib-olla, kui sa viitsid õppida. Aga ma arvan, et selle targa mõttega läheme reklaamipausile, et meil on üks huvitav toode, mida me sooviksime teile reklaamida. Hea kirves ei ole see, mis lõhub, vaid hea kirves on see, kes ootab sind kodus. Rasketel aegadel ei pea liiaks anda sul nõu. Kui tunnen halb, lihtsalt ma lõhun. Hea kirves teeb ühest poisist täismehe. Ja oleme tagasi. Suured tänud meie sponsoritele, et te olete taganud meile selle hea koostöö. Oota, kas ma saan õigesti aru, see oli kirves või? See oli kirves, jah? Reklaamisite kirvest. Sa tahad osta või? Lähme edasi. Aga sa oled maalt ja kus sa pärit oled? Lähme edasi. Ma tulen siis selle nagu lõppküsimuse juurde. Meie saate keskne teema oli see, et kas Eesti YouTube vajab päästmist. Nii, Märt, ütle mulle, kas me peaksime Eesti YouTube'i päästma? Ei ole vaja. Sellepärast, et Eesti YouTube'iga on hästi tegelikult. Sest et meil on inimesed, kes teevad oma sisu ja neil on jälgijad. Ja seda päästab ainult see, kui inimesed jäävad ise endale kindlaks ja teevad edasi täpselt seda, mida nad tahavad teha. Ja inimesed vaatavad seda, mida nad tahavad vaadata. Aga ütle mulle, kas mul oleks midagi muud võimalik teha, et mis nagu kutsuks vaatama, mis nagu oleks siuke maailma vallutav? Et ma ei oska mitte midagi muud öelda, kui jää endale truuks ja siis läheb Eestile. Et okei, et siis ma pean ikkagi tükikese endast nagu ikkagi kuidagi alles jätma. Ja see on hea mõte. Ma arvan, et sellega me lõpetamegi siit, et inimesed, jääme ise endale truuks. Aitäh sulle, Märt. Vägagi tark mees oled. Ma arvan, et ma ei peagi nüüd sinna kooli minema tagasi, sest juba sina andsid mulle seda natuke valgut. Mine. No nii, ja siit me oleme saanud tänase probleemi vägagi hästi lahendatud. Kas Eesti YouTube vajab päästmist? Ei, aga proovida võib. Ja mina proovin. Käib vist. Tere minu armsad YouTube'i fännid ja vaatajad. Te kõik ootasite minult seda videot ja siis ma teen selle lõpuks ära. Et te kõik tassite ja ma teeksin unboxing video sellele. Mulle saadeti see, mulle saadeti see Eki Lõikurle, mul vana mees ei mäleta hästi. Ja nad saatsid mulle Metabo 230 volti, oota. Siin ta siis ongi mulle, et pistiku nagu, mõne on sellised nagu otse lüike, et siis peab nagu mitu pistikul kasutama pikendusühed. Aga noh, kuulaks seda ei. Foorumist tuli just mul teade ka, et mina olen nüüd teatavasti kõige vanem YouTuber, et mul 69 kukkus sel aastal. No mis teie arvate, kas selline video siis võiks päästa Eesti YouTube'i? Mina arvan, et jah. Aga siit kohalt ma hakkangi seda otsa siin kokku tõmbama. Aitäh, et te vaatasite minu jutusaadet ja siia tuleb nädala hagu. Vot selline asi on ka meil siin ja kui ei ole, siis ei ole. Aga aitäh teile vaatamast. Kohtume juba 2 nädala pärast siinsamas kanalil ja seniks jätke see soe naeratus meelde ja #mina lahkun.